Ühiskonnas on täna paljuski jututeemaks julgeolek, riigikaitse, maailmas eksisteerivad ohud, mis meid võivad ähvardada ja kuidas ja kas meie riik selleks kõigiks valmis on. Reformierakond on tänases valimiste-eelses ajas saanud koos väga paljude ekspertidega ühele poole dokumendiga, mille nimi on julgeolekustrateegia. Ja dokument on piisavalt paks, on hästi palju mõisteid, seega võtsin appi pliiatsid, tahvli ja püüan võimalikult lihtsalt selle siia seina peale saada. Kõigepealt alustame meie enda väikesest Eestimaast, mille jagaks kaheks. Ühelt poolt riik ja teiselt poolt meie rahvas. Mis siis meie kogukonda ohustamas on? Klassikaliselt võib öelda, et me räägime väga palju sõjast. Täna vaadates, mis toimub Ukrainas, on selline hübriidsõda, kus need ohud on tihti mitte väga mustvalged ja me räägime terrorismist, me räägime kuritegevusest, paljuski täna uued ohud, kus me räägime küberohtudest, kübersõjast. Kui me loeme lehti, siis me teinekord ei saagi aru, kus on tõde ja kus on kuum propaganda, ehk siis infosõda. Ja teised mõjutusvahendid, millest me oleme kuulnud, kus keeratakse energiakraane kinni ja loomulikult on ka rida erinevaid õnnetusi, milleks me valmis oleme. Ja mida kõike selleks siis Eesti riigil vaja? Siia ümber joonistagem siis nii-öelda kaitsekilbi, mis iseenesest on väga suur plokk, mis puudutab esmast iseseisvat kaitsevõimet, mis puudutab kollektiivkaitset, meie NATO liikmeisust ja veel edasi. Selleks, et sõjaline kaitse saaks olla maksimaalselt efektiivne, on meil vaja tsiviilmaailma toetust sõjalisele kaitsele. Aga vaadates, mis toimub täna maailmas, mis toimub täna Ukrainas, siis ülioluliseks osaks laias riigikaitse käsitluses on muutunud ka julgeolek, küberkaitse, et kuidagigi vastu saada sellele informatsiooni pealetungile, mis paraku tänases maailmas on paljuski moonutatud, kui me räägime julgeolekumaailma, ehk siis uus mõõde ja mõiste psühholoogiline kaitse ning lõpetuseks elutähtsate teenuste toimepidevus. Me saimegi ringi ümber meie ühiskonna, seda rohelist ringi kutsutakse täna laiaks riigikaitse käsitluseks. Ehk lisame oma targale joonistusele veel kaks üliolulist sümbolit, liikmelisus NATOs ja loomulikult osaluse Euroopa Liidus. Väikene pilt selgitamaks seda keerulist juttu, mis on kirjas paksudes raamatutes ja pikkades valimisprogrammides, võib-olla aitas teid paremini mõista julgeoleku sügavust ning ka laiapindsust. Tänan!